Jälle tore teema, alati väga palju küsimusi, väga pikk teema. Taimekahjurite tõrjevõimalused koduaias, palun Tiiu Annuk. Tervist, tere päevast siis minu poolt, mina olen siis Tiiu Annuk ja ma töötan tegelikult põllumeeste ühistus Keviilis ja tegelen, tööalaselt ma tegelen siis rohkem sellise suure põllumajandusega, et teraviljakasvatuse ja rapsi ja liblikõieliste ja muude selliste asjadega. Aga ma olen ka hobiaednik, et mul on oma aed ja mul on seal 2 kasvuhoonet, aiamalapp ja siis normaalsed peenrad, mitte kastikestest. ja ka mingi 20 õunapuud on mul olemas täiesti. Nii et minu hobi on selline aiandus. Ja ma räägin teile täna erinevatest siis tõrjevõimalustest, et tegelikult teema oli nagu taimekahjurite, aga võib-olla ma puudutan ka ikkagi mõningaid haigusi. Et siis vaatame, kas läheb see tööle ilusti. Nii, aga kõigepealt siis, kuna ma olen üdini nagu taimekaitse inimene tegelikult, siis võib alati taimekaitse küsimustes minu poole pöörduda, ja tegelen ka palju muidugi ka kemikaalidega, aga koduaias me kunagi kemikaale üldiselt me ei taha seal kasutada. On küll teatud olukorrad, kus siis teinekord tulebki siis kasutada, võib-olla et mõningatest kahjustajatest lahti saada, aga ma ise ka ei kasuta ühtegi kemikaali oma koduaias, et olen ka üdini mahe, aga mul on selles mõttes nagu see eesmärk natuke teine võib-olla, et mitte nagu väga kõrget saaki taga ajada, vaid pigem siis erinevaid kahjureid ja haigusi pildistada ja neid taga ajada hoopiski. Et selline teine huvi on mul. Aga vaatame siis, missuguste erinevate võtetega me saaksime siis nende kahjurite ja haiguste siis arvukust nagu piirata. Ja tegelikult on siin päris palju teemasid nagu ka läbi käinud, mida me siis peaksime nagu arvestama, et just eelkõige see taimne materjal, mida me sinna koduaeda siis paneme. Et hea oleks, kui ta oleks ikkagi sertifitseeritud seeme, see on kontrollitud, et Ingrid Pender rääkis täna nendest uutest tomatisortidest ja siin oli kartulist oli siin juttu, et need Eesti sordid, need on meil nagu kahjuritele ja haigustele kindlamad, need on kontrollitud tingimustes, et kui me toome kuskilt Hispaaniast mingisuguseid sorte või võtame mingisuguseid seemneid, eriti veel nüüd oli veel meedias ka hoiatus, et tomatiseemnetest ei tasu võtta, et seal on viirushaigused sees, et eelmine aasta mul oli päris mitmeid olukordi, et ikka tuttavad teavad ju, et ma tegelen ka aiandusega väga hoolikalt nagu niimoodi ja just nende probleemide lahendamisega, siis käisin mitmes paprikaid vaatamas mitmetes kasvuhoonetes ja ausalt öeldes seal neid probleeme jätkus rohkem kui küll. Ja eelkõige, ma ütleks 100% nendest, millel olid probleemid, olid enda võetud paprikatest seemned. Ärge seda tehke, seda ma võin öelda. Ostke siin on head odavad seemned, ostke kauplustest, võtke ikkagi kontrollitud seemned. Ja samas peakski olema nendele kohalikele mullastiku ja ilmastiku oludele ikkagi nagu sobivad liigid. Et kui me räägime nii iluaiandusest, nii tarbeaiandust kui ka viljapuudest, et eelistage tegelikult eestimaist. Et kõik need on kärntõvekindlamad, küll on jahukaste kindlamad, me saame väga palju probleeme juba lahendada sellega, mida te omale ostate ja mida te kasvatate. Et praegu on tomatite külvamise aeg, et vaadake kuidas te missugust sorti te siis valite. Ja väga sageli on ka varasemad sordid vähem vastuvõtlikud, sest meil on sõltuvalt nüüd muidugi nendest liikidest ja niimoodi, aga mida pikem on siis kasvuperiood, siis üldjoontes ikkagi meil on need, eelmine aasta oli erand,
erandlikult kuiv august oli. Aga sageli ikkagi need augustivihmad juba soodustavad ja kõrge õhuniiskus ja need probleemid hakkavad süvenema ja kõik see ikkagi kahjurid siis koonduvad ja ka haigused koonduvad ja teil on need kahjustused nagu suuremad ja kõik need igasugused kallitused ja kõik muud probleemid tulevad. Et mida ma tahaksin nagu koduaias alati nagu toonitada, et just see orgaanilise aine sisaldus mullas, et kui teil on savikad mullad ja kõik sellised asjad, lisage sinna siis komposti või tuhka või kui on, Lõuna-Eestis meil on hästi palju happelisi muldasid, mis on nagu, tahavad ikkagi nagu pH-d reguleerimist, on ju, et visake seda lupja sinna, segage sinna sisse seda, paljudel on ahjuküte, on ju, et te saate seda omast käest tasuta, et see on jääkainena, et ei vii seda kuskile kompostihunnikusse, pange see marjapõõsaste alla, pange seda lihtsalt aiamaale, et saate seda ka praegu teha ja koos lume sulamisega ta läheb mulda ja teil on nagu selles mõttes nagu väga head juba kasvutingimused, et me räägime alati nagu selles mõttes sellest ka mulla pH-st ja kõikidest sellistest asjadest, et kindlasti olete kuulnud vähemalt, on ju, et kõik see, et optimaalne on ikkagi selline 6,5–7,5, et selline vahemik ja kõik taimed kasvavad nagu väga hästi. Ma ütleks mitte kõik, aga enamus ütleme niimoodi, et kes rodosid kasvatab, see muidugi tahab happelist mulda või siis ütleme seal mustikad ja nii edasi, on ju, et siis tuleb juba spetsiaalselt ikkagi teha nagu see koht talle sobivaks. Ja külvikorrast oli siin juttu ja tegelikult oli ka juttu siin nagu nendest vahekultuuridest, aga ka kõrvalkultuuridest ja kõikidest sellest tuleb natukene juttu, on ju, aga just see, et siin oli just küsimus ka, et kui nüüd oligi see valge sinep seal vahekultuuriks, on ju, et enam ma siis nagu ristveelist nagu kasvatada ei saa, et hästi palju sõltub, et kuna need pinnad on aiamaal tavaliselt nii väikesed ja valida ei ole nagu selles mõttes, on ju, et siis te peate lihtsalt kõik tegema selleks, et seda nuutrit ei tuleks sinna ja kui teil on happelised mullad, siis tuleks pH-d reguleerida ja anda toitaineid, eriti poori näiteks koos kaltsiumiga, et teil oleks need kasvutingimused, et nad ei haigestuks lihtsalt, on ju, ja siis tõenäoliselt ei ole ka väga suurt probleemi, kui te seda ühe aasta nagu 2 aastat järjest kasvatate, ütleme sama kultuuri. Nii, ma lähen edasi. Seesama segakultuuris kasvatamine on kindlasti koduaias hästi selline oluline võte, et kas siis erinevad ribad, erinevad saarekesed, seda me teeme tegelikult koduaias ju kogu aeg, on ju, ja kõik erinevad taimed mõjutavad nagu erinevalt ja kindlasti paljud olete ju kuulnud, et ühe taime juures ei peaks nagu teist taime kasvatama ja ühe taime juures võiks nagu teist taime kasvatada. Et tegelikult selle kohta ma aja kokkuhoiu mõttes ma ei pannud ühtegi slaidi, et seda infot tuleb igalt poolt uksest ja aknast sisse, et missugused on nagu sobivad kõrvalkultuurid ja missugused mitte, on ju, et lihtsalt räägitakse ju, et ma ütlen räägitakse, et maasikate vahel näiteks seal sibulate kasvatamine mõjub nagu positiivselt, ausalt öeldes. Mina tegin oma magistritöö sellel teemal ja ausalt öeldes ei mõjunud midagi. Nii et selles mõttes ma võin öelda, et see nagu sükest, ütleme niimoodi usku peab olema. Et siis töötab nagu väga hästi, on ju. Aga muidu nagu on nagu, eks need takeetesed on nagu sellised peiulilled ehk takeetes siis, on ju, et siis need on nagu sellised taimed, mis puhastavad nagu erinevatest nematoodidest mulda, et mida ma kindlasti soovitan nagu aiamaal, kui teil jääb mõni auk või asi, et siis kasvatada nagu, aga samal ajal nad meelitavad ligiga nagu nälkeid ja tigusid, et siis oleks nad nagu nii-öelda head püüniskultuurid nagu nälketele tigudele ka, on ju. Nii et vaadake nagu, jälgige neid, et põhiline, et koduaias ongi nagu erinevad peenrad erinevate ridadena ja see juba hajutab nagu tegelikult kahjuritel neid lõhnatajusid, on ju, ja teil ei koondu need nagu ühte kohta. Et saabki neid püünis- ja lõkskultuuri kasutada ja ettevaatlik tulebki olla just nende erinevate ütleme nende võõrkultuuridega, et siin oli ka küsimus, et võõrkakrast on ju, et võõrkakkar on nagu selline umbrohi, et millel on umbes 20 000 seemet
ja ta on hästi kiire paljuneja ja tal on omadus veel see, et kui see seeme saab mullaga kontakti, siis ta kohe idaneb, et tal ei ole vaja seda aega nagu oodata ja sellepärast ongi, ja ta on hiline tärkaja ja sellepärast ongi nagu sageli hästi, hästi tõsine probleem nagu koduaias, sellepärast, et kevadel sa rohid ära ja siis nad tulevad kohe järgi nagu niimoodi, et just selline võib-olla kõplamine, mullaharimine ja selline vahelt harimine, näiteks kui teil on kartul, et selline kogu aeg tuleb seda teha, sest paratamatult lihtsalt ta seemne baas on nii suur, et seal ei olegi nagu mitte midagi nagu teha. Nii, aga ma alustaks siis nagu selles mõttes nagu nendest varakevadistest hooldustöödest, et ma proovin hästi, hoian nagu tempot maas, ma olen hästi kiire rääkija, et üritan nagu rääkida siis hästi aeglaselt, aga täna siis, kui on nüüd kohe lumi sulamas, ma loodan vähemalt, et siis sellised kevadised hooldustööd nagu koduaias on just selline samblate ja samblike, siis ja hävitamine, ütleme, sealt vanadelt viljapuudelt, kus siis erinevad kahjurid ja haigused talvituvad, ja kaitstes siis ka selle tugeva päikese eest nagu viljapuid ja ka põõsastele võiks lupja panna, on selline lupjamine just, ja tüvede valgendamine väga hea asi, sellepärast, et päike just eriti, kui nüüd täna on nagu lumi maas, siis ta peegeldab nagu tagasi ja ta võib väga tugevaid nagu selliseid päiksepõletusi teha ja päiksepõletuse tulemusena tegelikult, ütleme, koored võivad lõheneda ja sealt lõhedest, et sealt tulevadki need haigustekitajad sisse. Ma tean, mul on hästi vähe aega ja hästi palju rääkida. Ja siis erinevate kahjurite ära lõikamine, et ma panin siit mõned pildid siis ka oma aiast, et pahvlestad ja vaarikasääsed ja nii edasi. Et välja lõikamine. Siis, vabandust, ma läksin natukene vussi. Nii, siis tavaliselt siis, kui on juba lumi ära sulanud, siis on esimene pritsimine viljapuudel ja marjapõõsastel. Et kuna siin olid tõrjevõimalused, et üks asi on nüüd, mida kasutada, on raudsulfaat. Ja hiljem te saate seda presentatsiooni ka lugeda ja täpsemalt vaadata, et raudsulfaat on siis selline element, mis siis hävitab sambleid, mis siis hävitab erinevaid samblikke ja ka talvituvaid putukate mune ja haigustekitajaid, mis on jäänud sinna koore alla või talvituma ja ta puhastab nii hästi nagu seda ära. Nii et saab kasutada raudsulfaati. Ja samamoodi on ka aianduses on väga populaarne vase kasutamine. Tõenäoliselt vasti keelatakse ära, sest tegelikult on väga mürgine. Aga siiski saab teda nagu taimede tugevdamiseks kasutada ja vase puudusel tegelikult on ka taimed sellised nõrgad, et aitab just selliste ebasoodsate kasvutingimuste puhul. Nii et neid kasutatakse siis enne pungade puhkemist, nii vaske kui ka rauda, enne pungade puhkemist. Kui on pungad puhkenud ja kui teil on kõrge kontsentratsioon, siis te kõrvetab teie taimedel, puudel, põõsastel pungad ära. Te ei tohi nagu selles mõttes peate olema tähelepanelik. Ja kindlasti ei tohi neid lahuseid teha ka metallist anumatesse, mida ma kindlasti. Ja arvestada tuleb ka, et luuviljalised loomid ja kirsid ei talu nii hästi vaske, et tuleb hoida nõrgemat kontsentratsiooni. Nii et seda tuleb ka nagu arvestada. Ja ka väävel on tegelikult üks hea asi aianduses, mida nagu kasutada. Ja nüüd kevadel, kellel oli nüüd eelmine aasta ikkagi tõsiselt kedriklesta probleemid ja sellised erinevad kahjurid kasvuhoonetes näiteks, see kedriklest on meil viimastel aastatel nagu väga massiliselt nagu pead tõstnud, sellepärast, et on nii soojad suved ja ta paljuneb nii kiiresti, 2-3 põlvkonda nagu kuus ja lihtsalt ta nagu need soojadega levibki nii hästi ja ta talvitub seal kasvuhoone karkassi vahel ja mullatükikeste all ja kui mulda ega ei vaheta, et siis ta ikkagi seal nagu elutseb, kui on probleeme, et siis lihtsalt selle väävlitossuga siis ikkagi desinfitseerida enne istutamist, enne siis mahapanekut, enne kui te taimed sinna sisse toote, siis kasvuhoonet. Et see on nagu, ja arvestatakse umbes 200 grammi
sellise 20 ruutmeetri kohta, et see väävlitoss, aga pärast tuleb kindlasti õhutada ja ausalt öeldes see on väga mürgine, nii et olge nagu ise ettevaatlikud, et ikkagi isikukaitsevahendid, mask ette nagu selles mõttes ja ei piisa nendest Covidi maskidest. Nii et ja erinevad ja tegelikult tasub ka väävliühendeid kasutada, ka kui teil on olnud näiteks erinevad sellised pirnipuupahklestad või vaarikasõstrapahklestad, need on sellise piltide peale on mul siin juurde kirjutatud, et siis need talvituvad punga alusel ja nad tulevad kohe noortesse pungadesse nagu, et esimese nagu, et see probleem ainult süveneb nagu aastatega, et selle muud tõrjat eriti ei ole. Nii, siis enne õitsemist tasub siis teha erinevate kahjurite vastu, et mul on siin kõik need kahjurid ära toodud ja saab kasutada. Ma panin siia juurde ka kemikaale, mõned, mida aianduspoodides nagu turustatakse, lihtsalt sellepärast, et mõni ei ole päris mahe nagu niimoodi ja tahab ikkagi teada, et millega on võimalik siis nagu taimekaitsetöid nagu teha, et siis putukatõrje ja ka siis puuviljamedanik ja kärntõve nagu tõrjevahendid siin olemas, aga muidu peabki leppima ainult selle vase ja siis selle raua ja väävliühenditega, et põhimõtteliselt. Nii et ja teine pritsimise aeg siis nagu viljapuudel marjapõõsastel, me räägime viljapuudest marjapõõsastest, tavaliselt kevadel nüüd hakkab ju hooga pihta, et kõik need arvenduslõikused ja muud asjad on siis peale õitsemist, sest õitsemise ajal ei tohi teha, sest mesilased ikkagi tolmeldavad ja mesilastele tegelikult võib olla ikkagi teatud tooted nagu ohtlikud, eriti näiteks karateeseoon näiteks putukatõrjevahenditest. Ja sellega saab erinevaid siis kahjustajaid ka siis kontrollida. Et see on see aeg. Mis on veel võimalused koduaias? Et kui teil on näiteks võrgendikoid, õunamähkurid, siuksed erinevaid lehemähkureid, siis on olemas aianduspoodidest feromonpüünised. Need on sellised spetsiifilised liigile täiesti, igale liigile on eraldi lõhnaaine, igal liigi, see on emase lõhn, emase putuka lõhn, mis meelitab siis isased ligi, et see töötab nagu niimoodi. Ja üldiselt, kes nagu teeb taimekaitset oma aias, sellel on nagu lihtne, et ta ostabki selle 1-2 püünist ja paneb sinna aeda ja ta saabki seirata. Üldiselt on koduaedades mõjusam selline eksitamismeetod, ehk te panete erinevate lõhnade segusid. Et teil on nii võrgendikoi kui ka mähkurite erinevate nende ja õunakoi ja nende erinevate nende kahjurite nagu lõhnad ja panete mitmeid ja siis ütleme niimoodi, et siis isased ei saa emaseid viljastada ja niimoodi see, ja ta ei saa siis, kui ta viljastatud ei ole, siis ta ka ei mune, et see on põhimõtteliselt töötab nagu niimoodi, aga kui te panete seal 1 või 2 ainult, siis ta tegelikult ta ei tööta nagu nii hästi, siis naabrite aias tuleb teile ka neid kahjureid veel juurde, nii et selles mõttes, et teil peab olema ikkagi ühe puu kohta vähemalt 2-3. Siis ma mõtlesin, et nagu roheline seep, et hästi palju küsitakse, et mida ma siis teen, et see on ka jällegi üks selline levinud viis, millega koduaias saab siis nagu taimekaitset teha, on siis roheline seep, neid müüakse erinevaid lahused. Ma ise olen hästi nagu positiivse selle tšilli seguga, mida siis kauplustes müüakse, et see on kohe valmis segu. Mul on see väike pakendi, siin on isegi see selline pritsimise lahus on ju. Muidugi saab ka käsitsi ja muul moel seda, neid igasuguseid lehetäisid on ju, aga lehetäisid meil on tavaliselt hästi palju aias, need on jällegi hästi kiiresti paljunevad, 2-3 põlvkonda juba kuus sõltub ilmastikust, mõnikord 2, mõnikord 3, mõnikord 1 on ju, aga 8-12 päeva jooksul on uus põlvkond väljas, emased sünnitavad ja tulebki neid juurde, et kui te ühe korra teete, no nii, mul on 5 minutit aega. Et kui te teete nagu selle ühe tõrje ära, siis ärge arvake, et teil on terveks hooajaks nagu pidu, kõik kogu lugu on ju. Et te peategi seda tegema rohelise seebi ja kõik looduslikud vahendid tähendavad seda, et te peate iga nädal tegema seda pritsimist. Ja siis te suudate neid asju kontrollida. See ei ole niimoodi, et ühe korra ma teen, et ma ju tegin eelmine nädal. Et nad on lendavad ja nad tulevad ligi on ju. Et siin on erinevad ka retseptid, ma panin siia kirja. No loomulikult koduaias on ära korjamine, et liiljakuked tulevad välja ja nende vasted on seal siuksed limased tõugud ja kartulimardikaid saab ära korjata ja tegelikult mul, kuna
ma ei teinud nii palju slaide, siis näiteks need maasikaõielõikajad ja vaarikal on ka maasikaõielõikajad, neid lihtsalt panete kausi alla, raputate, nad kukutavad ennast, kärsakad on sellised, kes kukutavad ennast nagu maha, et siis te saate hästi efektiivselt lihtsalt neid kokku koguda ja ära hävitada pärast, et sellised ärakorjamised on kindlasti ka nagu selline tänuväärne tegevus ja muidugi on viimastel aastatel on olnud ka see lehevaablaste ebaröövikute massilised nagu paljunemised, et lihtsalt marjapõõsad süüaksegi rootsuks ära, et tegelikult tulebki jälgida ja tähele panna ja saab lina alla ja raputada ja lihtsalt ära hävitada näiteks, et nad tegelikult tulevad suhteliselt hästi, kukuvad sealt nende lehtede küljest ära. Või siis ka igasugused kasulikud putukad, röövtoidulised ja jooksiklased näiteks söövad need lihtsalt ära nagu niimoodi. Nii et aga ärge jääge nende kahjurite ärakorjamisega hiljaks. Ja ka kahjurite maha pesemine on üks võimalus, et just selliste võrgendikoide ja võrgendivaablaste pesade puhul ja ka lehetäide puhul tegelikult saab kahjurid maha pesta, aga siis tuleb jälgida nagu lehe alumist külge, aga selline võrgendi, need koid ja vaablased, et nende puhul on lihtsalt, et see seltskond tuleb lihtsalt pauhti laiali lüüa ja siis juba linnud ja need saavad, et see võrgend takistab nagu röövtoidulistel ja igasugustel muudel röövlitel lindudel sinna võrgendisse nagu sisse saamast, aga kui nad on laiali löödud, siis tegelikult saab neid nagu juba loodus ise teeb selle töö ära, et te ei pea ka otseselt ära hävitama. Aga võite ka neid kokku koguda. Aga ei pea mingid oksi maha lõikama, mida ma olen kuulnud ja siukseid asju tegema, et see ei ole üldse vajalik. Siis on liimipüünised. Tegelikult on väga palju erinevaid võtteid. Liimipüünised. Liimipüünised on, ma näitan teile veel, liimipüünised on, siis on kattelooride kasutamised on tegelikult, et kõik need porgandikärtsed ja maakirbuud ja eelmine aasta kevad, kui on kevad, tuleb soe, siis kohe peale, kui te mingid, mis iganes salateid, mis on ristõielised, on maakirbud kohe teil kallal seal, pange kohe katteloor peale, siis nagu kärbeste tõrjeks on kindlasti oluline porgandipeendatele hoida tegelikult väga pikka aega, sest tal on 2 põlvkonda ja tal on juuli alguses on teine põlvkond tulemas, et see on veel olulisem, nagu, et seda kahjustuse osakaalu nagu vähendada, et siin neid erinevaid võtted on palju. Ja tegelikult mul oli nagu, mõtlesin, et mul jääb äkki aega, aga jah, et kedriklestadest, et kuna see on nii tõsine kahjur ja nii palju nagu probleeme sellega, et siis saab kasutada erinevaid bioloogilisi vahendeid, et röövlestade sissetoomine näiteks kasvuhoonesse on väga efektiivne, ma soovitan kindlasti koduaias juba selle peale nagu mõelda, kui teil on kedriklest, et siis see röövlest lihtsalt toitub kedriklestast. Ja siis on kindlasti üks suurema kahjurgrupp on ju teod ja nälked, et te võite julgesti kasutada neid raudfosfaadi toimeainega tooteid, mis on siis ferramool ja need on tegelikult biotooted, need on ka mahedatele lubatud ja raud on ju ka toitelement, aga tikudele ta mõjub nagu hävitavalt, et ta mõjub tema seedetrakti ja siis 3–6 päeva pärast ta hukkub, aga ta ei toitu enam edasi. Ja muidugi lubjasegud ja tõkete kasutamised ja multsid ja õllega püüdmised ja tegelikult neid variante on nagu nii palju nagu selles mõttes, et siis ma tõin veel ühe slaidi, mul on siin liimivööd, mida tasuks panna kuskil juulikuus, võib panna, või mitte juulikuus, püünisvööd on juulikuus, liimivööd on just sügisel nende erinevate vaksiklaste, kuna emas liblikad on sellised rudimentaarsete tiibadega ja nemad ronivad nagu sügisel siis erinevad liigid erineval ajal, munem on nagu sinna puulatvadesse ja okstele, et siis sügisel korjatakse nad kokku siis niimoodi ja pannakse, et nad ei saaks siis üle selle, et tõkke peale jääb kinni siis. Ja vesipüünised, nendest ma siis ei räägi praegu, siis püünisvööd on, mida pannakse kuskil juulikuus just erinevate mähkurlite ja ploomivaablaste või mitte ploomivaablaste, või mähkurite ja siis näiteks õunapuielõika võib sinna varju pugeda, et nende püüdmiseks ja varjepaikade otsimiseks või nukkumiseks, iga kapsaliblika need röövikud lähevad nukkuma erinevatesse kohtadesse, nad võivad pugeda nagu sinna lähedusse. Et pärast sügisel siis teete selle püünisvöö lahti või põletate ära, aga korjake siis lepatriinud ja kasulikud putukad sealt välja. Ja siin on ka kahjurite looduslike vaenlaste ärakasutamine,
ja soodustamine, et just see mitmekesine taimik soodustab erinevaid kasulike putukate olemasolu teil aias ja siis te ei peagi nagu väga palju võitlema nende kahjulike putukatega, et siis on asi tasakaalus. Näiteks mina ütlen, et mul on väga mitmekesine aed ja mina ühtegi niisugust kemikaali ei kasuta seal ja minul väga suuri probleeme tegelikult lehetäidega üldse ei ole, et sirelaste vassad ja lepatriinud ja kõik teevad oma tööd ära, et lehetäidega. Mul on küll teatud kahjureid on küll olemas, on ju, ja võib-olla ma näen teistest rohkem neid lihtsalt ka, on ju, aga lihtsalt üldiselt hoitakse nagu kontrolli all, et mina ei ole pidanud lehetäide tõrjet näiteks tegema. Ja siis on veel erinevad biopreparaatid, et kui kedriklesta juures oli nagu see röövlestad, on ju, siis tegelikult on ka kasvuhoonekarilasel on tegelikult enkarse, on ju, ja ripslaste tõrjeks on amba, et tegelikult on neid erinevaid asju veel. Ja siin lõpus, kuna mul ei ole nagu aega selleks enam rääkida, kuidas neid tõmmiseid ja asju teha, et on olemas ka, millest ma üldse ei rääkinud praegu, tegelikult on ju, aga mul oli siin kirjas, et on olemas erinevaid just siis erinevate taimede tõmmiseid, mis töötavad nagu kahjurite vastu ja kuidas neid siis teha, et kas on siis need tõmmised, siin on algmaterjalipilt, või on siis tegemist taimevirtsaga hoopiski, see on pigem nagu selline, energiat soodustav ja mida tugevam ja tervem ja hästi toidetum on taim, seda vähem neid kahjurid ja haigusi ka tuleb. Et ise me sööme ka praegu D-vitamiini ja C-vitamiini ja tahame, et oleks nagu päikest, aga ei ole ju veel nii palju, on ju. Et anname siis taimele ka ikka toitelemente, on ju, et selles mõttes seda tervem ja tugev ta on. Ja siin on kompostiekstrakt, siin on taimeleotised ja ka lindude kahjustuse pilt on viimane. Ja kõige viimaseks, tegelikult ma teen ka endale natukene reklaami, et kuna ma hästi uurin neid erinevaid kahjurid ja haigusi ja siis ma olen pannud, et võib-olla keegi on nagu tähele pannud, et ma lihtsalt oma huvist, ma ütlen, et see on mul hobi, et siis postitan Instagrami ja siis jagan ka Facebookis, et kui keegi tahab, siis võib jälgida nagu selles mõttes, et siin on, vaadake, siin on erinevatest kahjustused, mul on üle 200 vist pildi juba ja selles mõttes ja siis lugu on juures, et te võite jälgida täitsa, kes on huviline. Aitäh! No nüüd oli küll hästi tempakas. Väga hästi, teeme tiiud. Ma loodan, et ma lasin nagu üle, et ma ütlesin Gretele juba alguses, et nii suur teema ja nii vähe ruumi. Minul läks kõhu alt külmaks, kui Tiiu ütles, ma olen muidu nii kiire rääkija, aga nüüd ma proovin aeglasemalt rääkida, siis ma sisemiselt karjatasin. Aga meil on tulnud 2 küsimust. Tore. Ja millega ja kuidas tõrjuda oateramardikat? Kas üldse? Jaa, oateramardikas on tegelikult selline tegelane, kellel ei ole ühtegi tõrjevahendit. Ei ole põllumeestel, väga paljud aednikud, ma tean, on süüdistanud ka põllumehi, et põllumehed nagu, et kuna kasvatatakse liblikeelist rohkem, et siis meil on aedades ka rohkem. Aga kahjuks ei ole ka põllumeestel ühtegi toodet registris, nii et nad ei saa tõrjet teha. Et ei ole tegelikult tõrjevahendeid, aga samal ajal on tegelikult on olemas insektitsiide ehk putukatõrjevahendid küll ka oa lehetäide tõrjeks. Ehk teoreetiliselt tegelikult oa lehetäi, juhul kui ta on samal ajal, et kuna meil tohib ikkagi kasutada ainult neid tooted, mille vastu on registreeritud, siis oa lehetäi ja siis teramardikas samal ajal toimetavad. Et juhul, kui on selline lehetäine soodne aasta, siis saab oa lehetäid teha ja ühtlasi siis tegelikult hukkuvad ka siis näiteks mavrikuga, et hukkuvad ka siis oa need teramardikad. Aga oa teramardikaga on nagu hästi keeruline, kuna see oa teramardikas on selline tegelane, kes muneb siis selle, ta hakkab munema juba siis, kui esimesed 3 õiekobarat seal lehekaenlas on lahti ja esimesed kaunad hakkavad moodustuma juba sellised pisikesed. Aga tema munemisperiood on hästi pikk. Ja tema muna on nagu selline, et kui ta on juba munenud, siis enam midagi teha ei saa. Hiljem enam midagi teha ei saa, sellepärast, et see muna on nagu kauna peal
ja see tõuk läheb lihtsalt kauna nagu otse sisse, mitte nagu hernemähku, kes tuleb vahepeal välja ja jalutab ringi ja siis poeb sisse. Ta läheb otse sisse, ta ei tule üldse välja, et see on probleem. Teine küsimus oli mahekapsakasvatuse kohta. Kas siis neemasaal on midagi, mida saaks siis pritsida, kui tahad kapsa ussist lahti saada? Põhimõtteliselt jaa. Tegelikult on ju erinevad, kapsaliblikal juuluklased on ju, aga seda peaks soodustama siis ikkagi mitmekesisust oma aias, on ju. Et lihtsalt, et oleks seda looduslikku mitmekesisust, sest tegelikult on neid looduslikke vahendasi ka päris palju nendel kapsaliblika röövikutel, on ju. Aga mul oli selle pildi peal oli ka see juuluklase oma, et niisugused nagu nukud olid seal välja tulnud. Aga neemasaal on jah registreeritud nagu ja lubatud kasutada, ta on biotoode, nii et ja töötab siis erinevad ja tegelikult mahapesemised ja ärakorjamised, et lihtsalt avastamised, et kuna ta muneb nagu, kui on suure kapsaliblika röövikutega tegemist, siis nad on kobarast nagu seal lehe alumisel küljel, nad munevad hulgi, et need on tegelikult nähtavad, need on kollased munad nagu seal lehe alumisel küljel. Väga ilusad munad. Ja neid tuleb lihtsalt kontrollida, tõltub muidugi, kui tal on hektar, siis siis ei kontrolli, aga kui teil on oma rida, siis koduaias ikka saab ära korjata lihtsalt. Veebi tuli ka karjatus kapsakasvatajalt. Kohe katteloor peale. Jaa, seda kindlasti. Kohe katteloor peale. Juba esiteks sa istutad tavaliselt, on ju. Ja siis kapsakärbes on tegelikult esimene, kes tuleb. Ja siis seal muneb lihtsalt selle kapsa juure lähedusse. Ja siis ma olen näinud põlde, kus on lihtsalt ongi nagu pool põlde on kapsakärbse poolt juba ära hävitatud. No nii, ja siis on üks hästi tore küsimus. Kust tulevad lehetäid kevadel? Kust tuleb tolm ja kuhu läheb raha? Kust tulevad lehetäid kevadel toas ette kasvatatavatele taimedele toalilled puhtad? Kas tõesti mullast? Jaa, võib olla küll. Sõltub mullast, et sõltub missugune see muld on ja tavaliselt see ei ole ju tegelikult mingi kuum töödeldud läbi, on ju. Et mina üldiselt nagu, mina isiklikult ka toimetan ju ka oma aiapidamise juures ja mina nagu teen, ütleme nii, et minu nipp on nagu selline, et kui ma panen nagu seemned mulda sinna, siis ma lasen kiirkeedukannuga, lasen vee keema ja siis lihtsalt lasen selle desinfitseerin selle mulla ära. Koos seemnetega? Ei, pärast. See jahtub nii ruttu ära, et praktiliselt sul on poole tunni pärast nagu see muld juba nagu, lihtsalt see, ütleme külvikasti poti või niimoodi. Et ma lihtsalt kuuma veega lasen üle, sest ma tean, et seal on sees kahjurid ja samal ajal on kõik need igasugused tõusuvõrtiku tekitajad, vertitsilloosid ja fusaariumid ja erinevad närbumistõve tekitajad, et lihtsalt neid ära hävitada, et ei oleks probleemi. Ma juba ennetan seda. Ja see on nii tavaline minu puhul ja ma ütleks, et see töötab väga hästi. Ja koduaias sa ei tee ju mingeid suuri lavasid. Ja see oli aknalaual ja mina võin omalt poolt öelda, et lehetäi ju liigub, ta on ju nii pisike ja ta on ju lendab, eks ju, natuke. Ja soojade õhuvooludega aknast tuleb sisse. Ei, ma ei arva, et nii vara kevadel võib-olla ta ei tulegi. Ei nii vara mitte, aga kuskil. Praegusel juhul ta tuleb ikkagi, oli naistepäev. Te tõite ju, lilli saite naised, äkki saite, et kui poti lilli saite, siis võite sealt tuua nagu kedriklesta võite ilusti naistepäeva lilledega omale koju tuua, nii et kõike võib sealt saada nagu niimoodi. Ja need on, ja kui majandate koduaias, siis mullast kindlasti, võib tulla. Härra Priit Põldmaa on ka öelnud, selleks hooajaks peaks lõpuks jõudma Eestis registrisse ka Bacillus thuringiensis, mis on parim toode kapsaliblika röövikute vastu. Ja siis üks härra tahab teada nüüd ikkagi selle neemasaali kohta kapsaussile, siis millal oleks õige aeg ja kui tõhti võiks kasutada. Kui küsimus oleks mulle, siis mina vastaks, et loe pakendi pealt. Tegelikult on niimoodi, et eks tuleb nagu jälgida nagu selles mõttes, et eks ta juuni seal esimesel poolel juba ole nagu niimoodi, et esimesed munemised võivad toimuda, aga siis, kui esimesed munakogumikud seal lehe alumisel küljel on, siis on natukene nagu vara pritsida, sellepärast, et siis sa oled juba maganud nagu selle õige aja nagu maha, et siis tuleb seda teist õiget aega nagu jälgida, et kui munadest tulevad need röövikud välja, et munadele see neemasaal ei mõju, nagu, et siis on hea nagu, et oodata uss ära, just, et oodata uss ära, et siis nagu
nii et juuni esimesel poolel kindlasti on see aeg. No nii, me oleme 6 minutit